Maailmas suurim ja vanim naftakartell laguneb. Pärast peaaegu 60 aastat OPEC-is olemist lahkus Araabia Ühendemiraadid äsja sellest kartellist. Teisipäeval teatas Araabia Ühendemiraadid ametlikult, et lahkub nii OPEC-ist kui ka laiemast OPEC Plus liidust alates 1. maist. Et mõista, miks see nii suur asi on, pead teadma, millega OPEC tegelikult tegeleb. OPEC asutati 1960 aastal. Saudi Araabia, Iraani, Iraagi, Venezuela ja Kuveidi poolt ühe eesmärgiga. Nafta hinna kontrollimiseks, määrates, kui palju iga liige toodab. Iga riik saab kvoodi, iga riik järgib seda ja hind püsib seal, kus kartell seda soovib. Araabia Ühendemiraadid liitusid 1967 aastal. Sellest ajast alates on nad olnud üks mõjuvõimsamaid liikmeid kartellis. Tegelikult on Araabia Ühendemiraadid rühma 3. suurim tootja, kelle tootmisvõimsus on umbes 4,8 miljonit barrelit päevas. Kuid Saudi Araabia on piiranud nende tootmist umbes 3,2 miljoni barrelini päevas. Nii et juba aastaid on emiraadid istunud umbes 1,6 miljoni naftabarreli otsas, mida neil on lubatud küll toota, kuid mida neil pole tegelikult lubatud müüa. Kujuta ette, et sulle öeldakse, et sa võid oma äri kasvatada, aga ainult kuni 60% sellest, milleks sa tegelikult võimeline oled, sest keegi Riadis ütleb nii. See ongi põhimõtteliselt see, millega Araabia Ühendemiraadid on kogu selle aja pidanud tegelema ja nad on selle üle aastaid marus olnud. Nüüd on neil lõpuks mõõt täis saanud. Aga kõige pöörasem on selle ajastus. USA blokaadi tõttu Hormuzi väinas ja Iraani raketirünnakute tõttu laevandusele Pärsia lahes on nafta hind juba üle $110 barreli kohta ning lahe piirkonna tootjad vaevu suudavad oma naftat piirkonnast välja viia. See tähendab, et Araabia Ühendemiraadid võivad praegu OPEC-ist lahkuda ilma, et nad tegelikult turgu kokku kukutaksid, sest turg on niigi halvatud.